Tere tulemast kõigile! Me oleme tulnud siia, et läbi viia väga imepärane sündmus ja selleks on Viivalas Valjaskivi, mis toimub meil linnas esimest korda või meie koolis vähemalt Maildral. Esiteks mul on suur palve, palun kõik lülitage mul mobiiltelefonid välja. Lülitage välja, aga ma käin tähel maha sellepärast, et see käib tehnikale kinda ühesõnaga. Tänases saates astuvad üles kõige meie julgemad ja kõige tublimad meie kooliõpilased. Minu nimi on Salli. Mina olen Argo. Ja meid on valitud välja siia seda õhtut juhtima, mille peale meil on väga hea meel. Aga nüüd polegi vist enam vaja seletada ja asume asja kallale. Esimene voor on tutvustamisvoor. Aga ennem seda ma palun tutvustada meie žüriid, kelleks on Elevi. Aplaus. Meie arvusdirektor proua Liidia Kärp. Ja õpetaja Piret Padimeister. Aplaus. Meile kõigile teada tuntud Jaanus Saart. Ja viimane žürii on psühholoog Tõlli. Muidugi ei ole mitte mingit võistlust, kui meil ei ole võistlejaid. Ja põhimõtteliselt algab nüüd esimene voor, milleks on siis tutvustusvoor ja sealt tuleb meie esimene esineja. Nii, tere! Kas närv on sees? Mul on sulle küsimus, miks sa siia võistlema tulid? Aplaus talle! Nii, tere! Ja minu nimi on Susi Soska ja ma tulen Paldiskist. Ja ma võtsin oma sõbraga kaasa. Kolleegil. Siuke sõber, näete kõik. Ilus sõber. Ja üleüldse, ma tulin hiljuti Venemaa ja sain teada, et meil Eestis muidugi eestlasi vähenenud. Et ma tulin, istusin taksosse ja taksojuht küsin. Adres palun. Näete, laulupeo 3. Mis? Laulupeo 3. Mis laulame? Ja siis mul kannatus katkes. Ja, laulame. 1, 2, 3. La! Ja siin tuleb meie kolmas võistleja. Ma tulin venelasi peksma, aga nad ajatavad selle kooli sisse, midagi selle saanud. Midagi saanud teada, ütlesid, annavad peksa, kui ma ära ei peida ennast. Ma tulin siis, jooksin siia, ma ütlesin, et mingi konkurs, no tulen võidan ära. Ta hoopis läks asja vale konkursile, ei olnudki peksminud. Ja nüüd tuleb meile 4. võistleja. Aplaus! Tere, mina olen Fredi, nagu te teate. Käin siin samas Paldiski koolis nagu teiegi. Kui teid huvitab, siis 7. klassis. Muideks, mulle meeldib jalgpalli mängida, muusikat kuulata, vahepeal laulda, aga kõige rohkem meeldib lugeleda. Muidu ma tahaks tervitada mõnda inimest. Tahaks tervitada muidugi žüriid, siis seal nurgas mõnda inimest, seal ja igal pool. Ja muidu
lisaks veel, et teised osalejad oleksid tublid. Aitäh! Tere, Fredi! Mul on sulle paar küsimust ka, et räägi, kuidas sa üldse sattusid siia mängu? Olin koolis ühel päeval ja tulin teisel korruselt alla, vaatasin, et Viivalus Paldiski. Vaatasin, lugesin seda ja mõtlesin, et võtaks osa, niisama nalja pärast. Väga julge käik sinust, kas sul on närv sees ka? Miks peaks? Ma ei tea, minul küll. Aitäh sulle, aplaus! Ja siit tuleb eelviimane võistleja ja ühtlasi viies. Tere, mina olen Birgit, käin Paldiski gümnaasiumis. Elan Paldiskis juba 2 aastat, enne elasin Valgas. Ma olen siin 2 aastat elanud, aga mul pole mitte kunagi nii huvitav olnud nagu praegu, sest see on nii lahe mäng. Viivalus Paldiski ruulib täiega. Vabal ajal tegelen paljude asjadega, eriti need, mis on kahjulikud. Magan, söön, mängin arvutit, mängin telekamängu, vaatan telekat ja midagi veel. Ja nüüd on kõik. Tere! Tere! Kuidas on tunne? Milline ta peab olema? Normaalne. Ongi. Mis sa arvad, kes on kõige naljakam etteleja? No kus mina tean, ma pole kõiki veel näinudki. Tubli, aplaus! Ja meie viimane võistleja, ühtlasi 6. Aplaus! Tere! Oi vabanda, ma olen nii närvis. Mul enne nii suuri rois. Tere! Mina olen Peep Auk. Ma olen selline hästi tundeline ja luuleline isiksus, ma selline muhe mees. Olen õudselt tore ja aitab küll, tänan. Räägi, kuidas sul tuju on? Muidu on hea, aga natukene närv on sees. Mis sa arvad, kes tänase võistluse võidab? No, ma ei taha ennustada midagi. Väga hea, ma hoiame sulle peiad. Aplaus talle. Stop!
punkti ja Sandra 5 punkti. Ja kahjuks ei leidnud meie sisukas žürii otsus mingisugust punktisummat sellele poisile, kes oleks kohe ära suunud see mikrofoni juurde, et tema saab 0 punkti, aga järgmine tuleb uuesti. Võib-olla hea. Suur aplaus teile! Annika, miks sa täna tube ei koristanud? Mul polnud aega. Miks sul ei olnud aega?
punktid oleksid sellest voorust, mis on minu isiklik lemmikvoor, see kellegi järgi tegemise voor, järgmised siis. 5 punkti läheb Suusile Jaanus 4, Fredi 3, Birgit Taps, Pipile 1 punkt ja Peep. Kas sina noor mees ei tea, et sellise asjaga nagu sõda nalja ei tehta? Olgu see viimane kord. Tuleb meie järgmine voor, milleks on mingi naljakas lugu. Ma arvan, et teil igalühel on juhtunud midagi naljakalt. Kohe me kuuleme meie võistlejate naljakaid lugusid, kas siis on see elust või kusagil mujalt. Ja palun, siin on esimene esineja. Siin oli sugulane ka ja ma läksin ühte majja ja siis mu sugulane komistas ühe ukse vastu, ta arvas, et see tuleb lahti, aga ta ei tulnud ja põrutas oma nina vastu seda ära. Väga tore, klaus. Kas on Minu juhtis siuke lõpp, kui ma õppisin teises koolis igatahes. Sõbrannaga läksime seal jalutama. Just oli, ma olin just saanud endale uued kingad. Need, näete, mul jalas on. Ja siis sõbrannaga juhtis siuke lõpp. Nüüd minu ja tema vaheline 20. Issand, kui lähedalt see kingad on. Aga ma ei usu, et need sinu omad on. Aga miks? Need maksad on liiga kõrged. No ja siis? Noh, ja su ema kindlasti andis need sulle. Jah. Andis küll. Jah. Andis küll. Ja siis ma ütlen. No, kui ta andis, siis ta andis. No, no. Aitäh. Juhtus ükskord siuke lugu, et mõtlesime sõpradega, et lähme hängima. Läksime heinaküüni. Läksime ja olime heinaküünis, mängime ükskord. See on isa, kes suitsu. Teeme suitsu. Mul pole tiku teha. Ma panetan tiku peale. Hakkame tegema. Vistis suitsu heina sisse. Kuidas põlema. Jooksin välja, kõik on nagu edasi enda välja saama. Juukse põlema. Mis juhtus? Viskasime kohe, laps tiigi vett pealt, nüüd kilakas haiseb. Kaks meest saavad tänava peal kokku ja üks mees ütles, et mulle sai teine matustel nii täis, ta on otsene. Teine mees küsinud, mis ma seal matustel tegin? Esimene mees ütles, et olid laua peale hüppanud ja siis lõuganud, et sõna on selle ürituse peategelasel. Saab tunni aja pärast selle, saate küll selle teise mehega, tunni aja pärast WC-s. Läks WC-sse ja vaatas, et WC-paberit pole. Mis WC-s on, kui WC-paberit pole? Vaatas, et kui WC-paberit pole, häda teha ei saa. Tuli mõttele, et äkki pakutaks kõrval kabiini. Küsiks WC-paberit. Koputas ja küsis, et kas teil WC-paberit on? Mees, kes teises kabiinis oli, ütles, et ei ole. Aga kas teil ajaleht on? Ei ole. Aga kas te saate 100 kroonise 10-steks vahetada? Aitäh! Ma tahaks rääkida ühe loo, mis oli alles Selveerandil. See oli ajalooklassis, ikka selline tavaline ajalooklass, kui keegi tahab kuulata, kui keegi taha ei kuula. Mul on just see ajal on kuulamise aeg ja kuulasin ja ükskord on taga mingis suur kolin, vaatan, üks poiss on maas. Ja õpetajad ütleb toredalt poisile, kes selle poisi maha lükkas, et mine WC-sse, et mine rahulda ennast. Ja siis poiss läheb, jumas punas, ta veel kõigi klassis kõht kõvelas. Ja siis tuleb tagasi kõik naeravad ikka, keegi ei saanud aru, mitte midagi aru. Pärast üks tüdruk, kes taga istus, nägi, et tal on pükstel loik. Ja üldiselt
sest olid nii dramaatiline. Lugu on sellest ajast, kui ma tüdrukutega käisin ja siis oli, et tüdruk jäi haigeks ja ma pidin ta siis haiglasse ära. Siis ma läksin ise koju, olin juba nädal aega kodus olnud ja helistasin ise haiglasse. Tädi arst võttis vastu, ma küsisin, kas ma räägin arstiga ja seejärel juhtus keskkaamas mingi eksitus ja mina vahe küsisin, kuidas mu kallikesega on. Aga keskjaam oli vahepeal teisele poole pannud juba autoremonti tööle ja see meeldib teisele poole kohe, et kõik on korras, et võite homme tulla järgi. Aga algust oli ka päris läbi, pidime terve tagumise osa ära vahetama. Ma kohe, et mis nüüd juhtus, see oli ju tipp-topp, täitsa tipp-topp oli. Ei, et oli, aga seda ei saa nii jätta. Tundub, et seda on valesti kasutatud. Täitsa läbal oli kohe. Ja siis see esimene osa, kus ette välja oli ka täitsa läbal ja puruks, et ka vist vale kasutamise tagajärg. Me siis vahetasime siis taguosa välja ja siis kohe hakkasime 4 mehega proovima. Alguses ta ajas vastu ja ajas mingid imelikke kaasa välja tagapoolt. Aga natuke saja pärast siis rahunes maha ja me saime sealt täisnaudingu. Siis ta ütles mulle niimoodi, et kui te homme ka tulete siia, siis me võime ka koos proovida. Pärast seda muidugi enam mäletan, mis juhtus. Mina minestasin ära. Võistleja number 1 Pipi on 1 punkt. Võistleja number 2 Suusi on 3 punkti. Võistlejale number 3 on Jaanus ja on 5 punkti. Fredile on 2 punkti ja Birgitile on 4 punkti. Ja nüüd tuleb meie eelviimane voor, selle väga show ja see on Massi 1, 2, 3. Tänan, keerake ümber. Ja palun siis meie võistlejad siia ringi. Tüdruk jookseb ruttu poodi. Laske mööda, mul on tähtis ost. Siis üks tädike ütleb, tule minu ette, lapsuke. Tüdruk seisab tädi ette. Tädi küsib, mis tähtis ost sul oli? Ma pean WC-paberit ostma. Ja milleks? Kes saatis? Kas isa või ema? Isa saatis. Ja mille pärast, kus ta on? Ikka WC-s, ootab paberit. See oli ükskord, õpetaja küsib laste käest, et mis te ütleksite minu haual, kui ma surnud olen. Ja Jukul kukub samal ajal sinna Kustu kumma siin lauale. Kõik mõtlevad ja siis Juku äkki leiab Kustu kumm ütleb, siin sa lebadki vana eit. Eesti keeletunnis küsis õpetaja Juku käest. Pane käski või moodusta üks lause. Hobune veab makrit. Pane see käskilasse kõneviisi. Nõõ! Õpetaja küsib Juku käest, et kes on Venemaa esimene president. Juku ütleb, ei tea. Õpetaja küsib Juku käest, et kes olid esimesed Venemaa sõdurid. Ei tea.
ei tea, siin tuleb esimene paar, palun. See oli väga tubli. Ja nüüd vahepeale tuleb üks tants, türgitants. Ja nüüd järgmisena töötitants.